20 aastat on meile räägitud sama lugu. 4-liikmeline perekond, erekollane maja künkal, maailm täis mudaseid lompe ja lõbu. Aga mis siis, kui ametlik versioon Pepa perekonnast on vaid hoolikalt loodud varjamisplaan? Mis siis, kui selles majas ei ela ainult 3 last, vaid hoopis 5? See kõlab võimatuna, kuid tõendid vaatavad meile otse näkku. Peidetud pööningustseenid, millest kellelgi pole lubatud rääkida, ajajoonelt kadunud beebid ja kaksikõde, keda avalikkus pole kunagi pidanud nägema. Täna avame seaperekonna varakambri. Paneme kokku pusletükid, mida loojad lootsid, et me kunagi ei lahenda. Alates Oskar sea traagilisest mõistatusest kuni kurja kaksiku õõvastava kohaloluni. See on täielik nimekiri seaperekonna salajastest õdedest vendadest. Enne kui saame rääkida uuest beebist või peidetud kaksikust, peame minema tagasi päris algusesse. Selle õe-venna juurde, kes võis eksisteerida juba ammu enne Pepa sündi. Tutvuge Oskar seaga. Enamik fänne pole tema nimegi kuulnud, kuid saade on jätnud maha digitaalseid jälgi, mida on võimatu eirata. Esimene oluline vihje on peidetud sügavale arvutimängu sisse. Episoodis Emme sea raamat mängivad Pepa ja George arvutimängu. Tundub nagu tavaline hetkeks, aga vaata tulemustabelit. Sa näed seal tuttavaid nimesid, aga kohe allosas on üks salapärane kasutajanimi OOP. Fännid usuvad, et see tähendab Oskar sea, kadunud keskmist last. Aga kuidas tema nimi sinna sattus? Kui seaperes on ainult 2 last, siis miks on pere arvutis salvestatud 3. kõrge tulemus? Kas Oskar mängis seda mängu aastaid tagasi? Kas ta hiilib öösiti trepist alla, et oma tiitel tagasi saada? Või jätsid animaatorid kogemata sisse selle ühe andme, mis tõestab, et ta oli päriselt olemas? See on justkui arvuti oleks ajakapsel, mis keeldub Oskari mälestust kustutamast. Kuid Oskari mõistatus ei piirdu ainult kõrge tulemusega. See elab ainsas kohas, kuhu kellelgi pole lubatud minna. Pööningul. Mõtle selle peale. Pepa maja on selgelt pööninguga, kuid me näeme harva, et pere sinna läheks. Osas elektrikatkestus, lähevad tuled kustu ja maja mattub pimedusse. Iga tavaline isa läheks kaitsmete kasti juurde, mis asub tavaliselt garaažis või pööningul. Aga issi siga, tema jääb paigale. Pere käitub nii, nagu ülemist korrust polekski olemas. Peaaegu nagu nad kardaksid, mida või keda nad võiksid sarikate vahelt leida. Kas elektrikatkestus oli tehniline viga? Või oli see Oskar, unustatud vend, kes oma salajasest peidukohast juhtmetega mässas? Oskari teooria viimane nael kirstu on ajajoon. Osas beebikõht vaatab Pepa koduvideot, kus ta on pisike beebi. Videos on ema siga juba selgelt uuesti rase, aga siin on probleem. Kui sa teed arvutused, ei saa see beebi olla George. George on Pepast palju noorem, vahe on liiga suur. Ainus viis, kuidas bioloogia toimiks, on see, kui nende vahel sündis veel üks laps. Laps, kellele algselt anti härra dinosaurus, mis seletaks, miks George on selle mänguasja suhtes nii ülemäära kaitsev. See ei ole lihtsalt plastmass, see on pärandus vennalt, kellega tal pole kunagi lubatud kohtuda. Olenemata sellest, kas Oskar peideti, unustati või kirjutati saatest välja, on temast saanud Pepa Põrsa kõige vanem ja kummalisem perekonnamüsteerium. Kui Oskar Põrsas on unustatud vend, siis meie järgmine õde vend on see, keda poleks üldse pidanud nägema. Aastaid tagasi avaldati ametlik reklaamplakat, mis ajas fännid pöördesse. See näitab perekonda õues naeratamas, kuid kui sa vaatad alumise korruse aknasse, on seal üks nägu. Väike, roosa põrsakese nägu, mis näeb välja täpselt nagu Pepa, jälgib vaikselt oma enda perekonda seestpoolt. Internet andis talle palju nimesid. Bobby Põrsas, Olivia Põrsas või lihtsalt kuri kaksik. Kuid ükskõik, kuidas sa teda kutsud, on ta tõrge põrsapere täiuslikus kuvandis. Aastaid mõtlesid fännid, kuhu ta kadus. Ja siis tuli episood Suur ehitus. Selles osas lammutatakse vana maja ja selle asemele ehitatakse uus hiiglaslik maja. Aga pane tähele üht asja. Nad ei kolinud kuhugi mujale. Nad ehitasid uue maja otse vana vundamendi peale. Kui keegi elas vana maja seintes või keldris, siis teda poleks ära viidud. Ta oleks lihtsalt sisse müüritud. See viib meid narivoodi mõistatuseni. Uues majas saab Pepa endale täiesti uue toa, kuid mingil põhjusel jätab ta alles vanad narivoodid. George'il on nüüd oma tuba, nii et miks Pepal on vaja 2 voodit? Vaata lähemalt alumist narivoodit. See on täielikult kaetud paksu, raske kardinaga. Miks kardin? Laste saates peidetakse midagi ainult siis, kui selle taga on mingi saladus. Fännid usuvad, et alumine narivoodi ei ole külaliste jaoks, vaid see on kaksiku jaoks mõeldud koht. Kas oled märganud, kuidas sellistes episoodides, nagu George jääb haigeks, alustab Pepa armsa ja hooliva õena, kuid muutub siis järsku külmaks, õelaks tüdrukuks, kes kurdab tema köhimise üle? Aga mis siis, kui see ei ole lihtsalt ühe sea tujukõikumine? Mis siis, kui kaksik vahetab end Pepaga välja, kui keegi ei vaata?
see muudab Peppa käitumise iseloomuveast tohutuks üleloomulikuks vandenõuks. Ja siis muutus kõik. Ilmus beebi Evie. Erinevalt Oscarist või kaksikust ei pidanud Evie end varjama. Ta saabus kuninglikus stiilis teadaandega, ülemaailmse kinofilmi erisaatega ja rohkemate kaupadega kui ülejäänud perel kokku. Kuid tema saabumine ei ole lihtsalt rõõmussündmus. See on suurim solvang varjatud õdedele-vendadele. Mõtle uuele sissejuhatusele. 2 aastakümmet on Peppa öelnud sama asja. See on minu väike vend, Georg. See on minu väike vend, Georg. Aga nüüd on sissejuhatus ümber kirjutatud. See on minu väikeõde, Eevi. See on minu beebiõde, Eevi. Kui sina oled see kaksik, kes peidab end kardina taga või Oscar, kes vaatab pööningult, siis kuidas see tundub? Eevi saab elu, mis neilt ära võeti. Tema saab lastetoa, tema saab filmilepingud, tema nimi on tiitrites. Eevi on asenduseks vend või õde. See on selle saate viis lõpuks 3. laps saada, ilma et peaks seletama, kuhu 2 ülejäänud kadusid. Isegi Georg tunneb pinget. Ta on olnud pere pesamuna 20 aastat. Äkitselt on ta keskmine laps. Ta on kõrvale tõrjutud noorema ja armsama versiooni poolt iseendast. Kas Georgi kinnisidee oma dinosauruse vastu on tegelikult toimetulekumehhanism selle jaoks, et teda asendatakse täpselt nagu Oscarit? Kui seapere tõesti koosneb 5 lapsest, siis Peppa ja Georg ei ole enam äkitselt universumi keskpunkt. Peppa on 20 aastat olnud selle kaubamärgi nägu, mudaloikude plakatitüdruk. Aga nüüd, kui Eevi on ametlikult kohal ning Oscar siga ja Peppa salapärane kaksik varitsevad varjus, seab see Peppa naljakasse uude olukorda. Ta ei ole enam vanim, ta on terve kambajuht. Ja Georg, armas pisike Georg, kes arvas, et jääb igavesti kõige väiksemaks. Noh, enam mitte. Ta on järsku suur vend ja segaduses keskmine laps. See, kes ei tea, kas ta peaks õpetama Eevit kõndima või kaitsma härra dinosauri kõige selle eest, mis Oscar siga endast maha jättis. Kui sa ikka veel ei usu, et seal on 5 last, siis vaatame veel kord seda suurt maja. Härra Pull on küll paljude asjadega hakkama saanud, aga ta ei ole raiskav ehitaja. See uus maja on tohutu. Palju suurem kui 4-liikmelisel või isegi 5-liikmelisel perel vaja oleks. Miks on seal narivoodi, mille alumine osa on kinni pandud? Miks on pööningust saanud nüüd täismõõdust tuba, kuhu meile ikka veel sisse vaadata ei lubata? Ja miks on seal täiesti uus kontor koos uue arvutiga just siis, kui OP kasutajanimi tagasi tuleb? See maja ei ehitatud Peppale, Georgile ega Eevile. See ehitati tiimi jaoks. See ehitati piisavalt kappide, nurkade ja peidetud kohtadega, et mahutada perekond, keda maailm pole veel valmis nägema. See on mõis ametlikult tunnustatutele ja kindlusunustatutele. Nii et pärast kõigi vihjete uurimist, mis on Peppa maja sees peidus, hakkab tunduma, et seapere võib salaja olla palju suurem, kui me kunagi arvasime. 5 last, 1 maja, 20 aasta vanune saladus, mis hakkab lõpuks ilmsiks tulema. Tõendid on punktitabelites, peegeldustes ja narivoodi kardinate vahel. Aga tõeline küsimus on, miks saade neid varjab? Kas seavanemad kaitsevad oma lapsi millegi eest? Või kaitsevad nad maailma 5 õevenna saladuse eest? Mis sina arvad? Kas Oscar Piig on ikka veel kusagil olemas? Või juhib saadet hoopis kurikaval kaksik? Anna oma kõige pöörasemad teooriad kommentaarides teada. Ma loen kõik läbi. Ja ma tahan teada, kas oled märganud veel mõnda õde-venda, kelle me 2 silma vahele jätsime? Kui sulle meeldib Peppa Pigi mõistatusi lahendada ja avastada saladusi, mida multikad üritavad varjata, vajuta tellimisnuppu ja liitu uurimisega. Meil on veel palju peidetud detaile avastada ja sa ei taha kindlasti maha magada meie järgmist põhjalikku uurimist nende tegelaste tõe kohta. Nagu alati, aitäh vaatamast ja kohtume teiega järgmises videos.